Me oleme külla tulnud endisele Elva vallavanemale, kes on hobiaednik olnud vaid mõned aastad. Kuid selle lühikese aja jooksul on ta suutnud oma õuest luua sellise lopsaka koduaia, kus ei puudu ka tartlaste seas väga armastatud elurikkus. Ja vaat sina seda rikkust on nüüd küll niimoodi, et vahepeal ma olin alguses tegelikult väga stressis, sest et see oli nagu väga kaosaline. Siia tuli mingisugune elurikkus, mis võttis üle ja mis oli 2 meetrit pikk. Seda ma juurisin. Siis tuli mingi teine elurikkus sinna, mis oli 2 meetrit pikk. Ja ma olen nüüd lahti lasknud, mõtlesin, et okei, las ta olla, et see ongi põnev. Kirjeldab Karin Abel, kuidas ta oma aia tagumisse äärde külvatud lillemuruga aastate jooksul rahu on teinud. Muidu detailideni läbimõeldud õuealale lisab see lummavat metsikut ilu. Varasemalt suurlinnaelu nautinud Karin on aiapidaja olnud viimased 5 aastat. Algus ma arvasin, et see asi on lihtsam, aga see on ikkagi nagu lapse kasvatamine. Ja siis teed vigu aga mul on õnneks ka abilisi. Tunnistab naine ausalt ja lisab, et tegelikult oligi just lapse sünd üks peamisi põhjuseid, miks pea 6 aastat tagasi Elvasse otsustati kolida. Oma tulevaseks koduks valiti hästi hoitud maja väikelinna roheluses. Sellega meil oli natukene nagu esimesed peretülid ka, et alguses meil oli plaan, et me teeme nagu tagasihoidlikult niimoodi natukene nagu sest ta nägi nagu täitsa nagu kena välja, et eelmine pere oli seda väga hästi hoidnud, aga ta oli siiski 94 või 95 aastal valmis saanud maja, et vajas natukene uuendamist. Lõpuks oli niimoodi, et algupärasest ei jäänud liiga palju midagi alles. Mõned üksikud seinad jäid ka ikkagi püsti, aga muidu jäid ainult nagu tellised ja kõik võeti nagu täitsa lahti. Aia üldmulje seisukohalt mängivad olulist rolli terrassid. Aiakujundaja Merileen Mental meenutab, et aeda planeerides jäi talle kõlama, et pere tahaks kohta, kus suvel õues elada. Nii jõuti üheskoos otsuseni ehitada mitmetasandilised terrassid. Kuna siin on kõrguste erinevus ka, siis saidki terrassid 2 tasapinnale ja võimalikult huvitavad. Sest et kui terrass on liigendatud ja sul on tunne, et sul on tegelikult siin 3 erinevat ala, siis sul ongi siin hea olla. Sest terrassi peal tegelikult sa veedad kõige rohkem aega. Sa tahad olla sellise koha peal, kus sul on jalga all kõva pind ja see ei ole märg, ütleme hommikul või õhtul ja mis tahes. Et see ongi kõige põnevam, ma arvan. Ja kõik, et ta on taimede sees. Mulle meeldib alati taimed tuua pigem nagu nii-öelda tuppa, kui et need panna kuskile sinna aia äärde. Et terrassid on taimede sees, taimed on vahel ja muidugi siis veesilm. Veesilm ei ole tavaline asi, mida inimesed küsivad või mida saaks teostada. Isegi kui mõnikord see on disaini sattunud, siis tihtipeale seda ei teostata. Sest et see on kallis mõnel juhul, siis ta peab talveks kindlasti veest vee ära laskma ja mitmeid momente on siin. Aga ta annab nii palju juurde ja inimesi tõmbab tegelikult veesilma poole. Selle maja eelmine omanik oli ka hästi toimekas aiapidaja ja seda aeda disainides ma ütlesin ka, et püüaks võimalikult palju algupärast alles jätta. Keegi on öelnud, et see on üks vanemaid pihlakaid, mis üldse ta on päris jäme ja ta on väga tore. Õunapuud me püüdsime alles jääda, ilu õunapuud ja siis aia äärtesse on need tikripõõsad, mustsustrapõõsad ja tegelikult ka hortensiad on vanast aiast, et kaevasime üles ja siis sai neid niimoodi ümber paigutatud. Kuna meil on palju sugulaslapsi, siis see oli mõte, et üks olla bassein, et siis saab lapsi siia sisse nagu toppida ja nad on nagu kuidagi rahulikud ja saad ise nagu istuda ja ma ei tea, me oleme vist loendanud kõige rohkem, oli mingi 20 last siin sees. Ja minu jaoks on alati kõige suurem probleem see, et kui meil on bassein ja kuskil nii-öelda akna vaate peal, siis ta on kole, sellepärast need kattad tavaliselt on sellised hiiglasekod, natuke nagu kasvuhoonet meenutavad või sellised kaared on peal. See oli nüüd kõige neutraalsem ja ilusam, mis me leidsime. No kallis keskeltläbi on üks niisugune, kui sa teed aiaplaani või kui sa ütled tõesti, et et need pojengi võiksid sul siin olla ja siin võiks olla sul selline väike terrassikene ja seal taga võib-olla paneme natukene sellist lillemuru, et kallis selline asi on?
ja tegelikult see ei ole see, et ma nüüd ütlen, et paneks siia selle ja teise asja, sest esimene asi on ikkagi see, et me saame inimestega kokku, me istume maha, meil on selline 2 tundi, siis peale seda, kui ma tean, et mida nad tahavad, siis ma alles panen nad kõik kirja ja siis plaanin läbi funktsionaalselt, mis peaks kus olema ja pärast seda tuleb eskiis, mis näitab, et see läks sinna sellepärast, et tegelikult on see suur protsess, ikkagi selline 3500 kuni 7 välja, sest et kui on ikkagi väga suur aed ja hästi palju läbimõtlemist, siis see töömaht tegelikult jääb seal 200+ tundi.